Tere, mina olen Tanel, Elamus Plussi elamusedur ja täna vastan enda kohta mõnedele küsimustele. Kuidas sa kirjeldaksid ennast 3 sõnaga? Ma olen positiivne, seikluslik ja edasipüüdlik. Milline oli sinu esimene tõeline seiklus? Mu esimene tõeline seiklus oli kunagi Aasias, kui backpackisin 2 kuud siis Tais, Kambodžas, Vietnamis ja jõudsin ka otsapidi Malaisiasse. Kas on mõni inimene, kes sind reisimisel on enim inspireerinud? Enim inspiratsiooni siis on alguses kunagi YouTube'ist. Vaatasin välismaaliseid YouTuberid, kes käisid ka reisimas tropikas ja samal ajal tegid tööd. See oli väga inspireeriv ja ma mõtlesin, et kui nemad selle teevad, siis miks mitte mina? Mis on kõige tähtsam õppetund, mille oled reisimisel saanud? Et ei tasu liialt karta. Et reisides on näha, et ikkagi 99% inimestest üle maailma on ilusad ja head ja tõesti abivalmid. Kui sa ei tegeleks reisikorraldusega, siis millega tegeleksid? Eks ma tegelikult hetkel tegelen ka mitme asjaga, et lisaks reisikorraldusega tegelen ka natuke turundus- ja müügitööga ja samamoodi ka näiteks videotöötlusega. Milline on su unistuste sihtkoht, kuhu sa pole veel jõudnud? Kusjuures täitsa käimata on veel Kesk-Aasia ja päris mitmed aastad olen juba mõelnud, et Mongoolias võiks teha ühe pika mootorrattareisi. Mis teeb sinu arvates reisijuhist hea liidri? Ma arvan, et üks hea liider arvestab grupi soovidega ja kindlasti kuulab alati tagasisidet. Kas oled sattunud reisil ootamatusse või ohtlikku olukorda? Viimati 6 aega tagasi käisime Boliivias ühel matkal nimega El Chorro ja ei võtnud arvesse, et tegemist on vihmahooajaga. Tänu sellele see 3-päevane matk läks hoopis keerulisemalt, kui arvata oli. Oli vaja käia nii koskede alt läbi jõgede ja kõige keerulisem olukord oli kindlasti ühe rippsilla ühetamine, mis tegelikult oli jumala katki omadega, ainult 2 trossi ja polnud ka julgestust kaasas. Ehk siis tuli lihtsalt võtta süda rindu ja koos raske seljakotiga ületada jõgi. Milline matkakogemus on sind kõige rohkem inimesena muutnud? Võib-olla kunagi ammu ühel mu esimestest reisidest sattusime juttu rääkima ühe naisterahvaga Malaisias. Tegemist oli siis naisterahvaga islamiusku ja temaga jutuajamine oli väga kasulik, et aru saada, mida see usk neile annab ja kuidas ta õpetab neid elama ja väga just positiivses mõttes. Kuidas sa sattusid Elamus Plussi veduriks? Peale pikaaegset reisimist tekkis soov hakata korraldama seiklusreise ja näidata seda huvitavat maailma ka teistele. Aga selle asemel, et seda üksida tegema hakata, on hoopis lihtsam liituda ägeda meeskonnaga ja seda siis hakata koos tegema. Kas sul on mõni lemmikmarsruut või matk, mida alati naudid? Väga hästi on jäänud meelde minu esimene pikema matk Türgis, see oli Lüüke tee, mis peaaegu 6 aega ja 500 kilomeetrit, et sinna läheks küll iga kell tagasi. Mis on sinu arvates kõige tähtsam osa ühe reisi planeerimisel? Kindlasti tuleb kasuks, kui on võimalik leida mõni kohalik kontakt. Kuidas sa valid sihtkohad ja marsruudid, mida oma reisidel kasutad? Kui on mõni koht, kuhu tahaks ikka ise minna ja tekib endal naeratus näole, kui selle koha peal mõtlen, et kui on endal huvitav, siis kindlasti on ka teistel. Kas sulle meeldib pigem struktureeritud marsruut või paindlikkus reisi jooksul? Struktureeritud paindlikkus. Millised omandused peavad reisijatel olema, et seiklusreisidest maksimum võtta? Kindlasti peaks olema avatud uutele kogemustele. Milliseid asju peaks iga reisija enne reisi kindlasti teadma? Et ära dokumenti maha unusta. Mida arvad tehnoloogia rollist tänapäeva reisimises? Kas see on pigem abiks või segav faktor? Ma arvan, et see on selline 50-60, et kunagi käisin ka ainult Lonely Planetiga ja ilma nutitelefonita reisimas, aga siis oli kindlasti seda määramatust reisimise juures hoopis rohkem. Kui peaksid ühe reisi disainima täiesti nullist, milline see oleks? Et kõik mu tulevased reisid ongi täitsa nullist planeeritud, et järgmiseks lähme matkama Peruusse, siis Gröönimaale ja 3. on kavas aktiivne puhkus seiklusreis Boliivias. Kuhu sa tahaksid Elamus Plussi reise veel tulevikus teha? Boliivias on üks reis juba tulemas, aga tahaks kindlasti teha ka ühe reisi Boliivia džunglisse, mis on täiesti teistmoodi kogemus. Lisaks sellele on üks idee minna Guatemalasse. Guatemala on tuntud kui vulkaanide maa ja ronida seal näiteks 5 või 6 vulkaani otsa. Lisaks sellele on idee teha mõni mootorrattareis kuskil Aasias. Milline on su järgmine suur seiklus, mida isiklikult plaanid? Ütleb nii, et hetkel ma olengi ühel järjekordsel suurel seiklusel. Nagu näete, siis olen ma hetkel Brasiilias ja olema siin mootorrattaga. Alustasin oma reisi Boliiviast ja teen sellise 6-ajase ringreisi Brasiilias. Milline on sinu unistuste reisigrupp? Millised inimesed oleksid kaasanud? Väga põnev oleks, kui oleks inimesi väga erinevatest eluvaldkondadest. Seda rohkem on erinevaid arvamusi, seda rohkem on erinevaid maailmavaateid ja läbi sellega õpib ise. Kui peaksid ühel inimesel soovitama ühte reisi, mis see oleks ja miks? Võib-olla ma olen natukene erapooletu, aga hetkel tahaks küll kõikida kutsuda Boliiviasse. Selles riigis on küll ägedaid elamusi hästi palju. Kuidas sa sooviksid, et sind kui reisikorraldajat mäletada? Kas olla positiivne ja alati kaasa mõtled? Mis on sinu isiklik moto või juhtlause seiklusreiside osas? Kui tekib mõte, et midagi ette võtta, siis alati on ka võimalus, et see tegelikult ka ära teha. Ja samamoodi ei tasuks liialt üle muretseda.
mis on viimane asi, mida sa esimest korda oma elus tegid? Noh, näiteks seda koske siin ma näen oma elus esimest korda.